aasta septembrikuu viimase nädala alguseks jõuavad Eesti NSV mandriosa pärast peetavad vabastamislahingud lõpule. Lühikesed rindeteated ajalehtedes ei kõnele sellest, millise hinnaga hõivatakse iga asustatud punkt. Küll aga võib neist välja lugeda, et pärast Tallinna vabastamist alates 22. septembrist läheb kõik üsna kiiresti. Üksteise järel jätavad fašistliku Saksamaa väed maha Paide ja Rapla, siis Viljandi, Pärnu ja Keila, Haapsalu ja Paldiski ning esmaspäeval 25. septembril on vaenlane sunnitud lahkuma ka Mõisakülast ja Kilingi-Nõmmelt. Samal päeval, niisiis 25. septembril 1944, asuvad Eesti NSV valitsusasutused oma kohale Tallinnas. Tagasi jõutakse pärast eemalolekut, mis on kestnud täpselt 3 aastat ja 4 nädalat. 28. septembril toimub Tallinnas Eestimaa Kommunistliku Bolševike partei Keskkomitee pleenum. Keskkomitee esimeseks sekretäriks valitakse Nikolai Karotam, kes sisuliselt oli olnud Vabariigi partei organisatsiooni eesotsas üsna sõja algusest peale. Ta oli Keskkomitee büroo liikmena üks neist, kes organiseerisid kommuniste kaitselahingute perioodil, Eesti partisaniliikumise staabi ülemana, aga juhtis ja koordineeris ta fašismi vastast võitlust ka sakslaste tagalas okupeeritud Eestis. 1940. aastal toimetas Nikolai Karotam Keskkomitee häälekandjat ajalehte Kommunist ning valiti siis Eestimaa Kommunistliku Bolševike partei Keskkomitee büroo liikmeks ja Keskkomitee teiseks sekretäriks. Samal päeval, 28. septembril, nimetatakse Eesti NSV Ülemnõukogu presiidiumi seadusega Eesti NSV Rahvakomissaride nõukogu esimeheks Arnold Veimer, kes seni oli esimehe asetäitja ametikohal. Juunipöörde järgselt oli Arnold Veimer riigivolikogu esimees, tööstuse natsionaliseerimise alamkomisjoni esimees, siis aga veel ka sõja algul Eesti NSV kergetööstuse rahvakomissar. 1940. aastal toimetas Arnold Veimer mõnda aega ka ajalehte Rahva Hääl. Rahva Hääle esimene number vabastatud Tallinnas ilmubki järgmisel päeval, 29. septembril. Septembrikuu viimaseks päevaks on Punaarmee käes juba ka Muhu ja Vormsi ning on alanud Lääne-Eesti saarestiku vabastamise operatsioon, mis Leningradi rinde juhatuse plaanide järgi tuleb lõpetada 5. oktoobriks. Asjade reaalne käik jääb sellest tähtajast üsna kaugele, kuid siis seda mõistagi veel keegi ei tea. Hiidlasi ja saarlasi lahutab kodust tappev tuli ja teadmatus, koju jõudmine on midagi enamat kodumaale jõudmisest, mida ju ka raske sõnadesse ümber panna. Ei oska nagu kirjeldada seda enamgi, seda suurt rõõmu, mis meil oli. Mitu aastat kodust ära olla ja nüüd ükskord kodumaal tagasi saada, see oli ikka suur sündmus meile. Mis tund ja mis päev see oli? Hommiku vara vist oli ta. Aga mis päev, seda ei mäleta enam. Seda ei mäleta enam, kuidas ta oli just. Igatahes kõigil oli rõõm suur ja... Sellest oli kaua räägitud? No see oli meil viimase ajal ikka üks peajutu teema. Eriti vist siis, kui seal Leningradi rindereservi jäite. Ja, sest teadsime kõik, et on kodumaale minek ja ootasime ja pea küsimus oli see, saaks kodus. Kui palju te meeste lahingutee viis nüüd Mandri-Eesti pinnal niimoodi koduväravast lausa mööda või päris koduväravasse koguni? No ikka mõned mehed läksid kodust mööda. Aga teie ise olite ju siit Saaremaalt pärit, ega te siia jõudnudki? Ei jõudnud, pidin saama kunagi
aga Virtsu sadama sillalt viidi tagasi. Siis olin tohutult pahane, vihane oma ülemusele, aga paratu polnud midagi, käsk on käsk ja seda tuli täita. Mismoodi teie lahingutee siis edasi viis sealt Virtsust? See oli ikka enne Saaremaa vabastamist? Enne Saaremaa vabastamine käsil ja nii, et ma Saaremaa ei saanud üldsegi. Kas oli kodustest mingisuguseid andmeid ka? Kodustest ei olnud otseselt, aga kodukoha kohta oli andmed, Virtsust saime teada kohalike elanikelt. Üks oli päris kodukoha lähedalt meilt. Mis nad rääkisid siis? Et lahingud meie kodukoha piires suur ei ole olnud. Nii et see oli päris hea meel, et lootsime, et kodused kõik on alles terved. Paljude inimeste kodutee venis siis 4 aastakümmet tagasi uskumatult pikaks. Kui mäletate, meenutasime üle-eelmises saates, kuidas Järvesuu valla noormees Aleksander Päkk 18. augustil koos kaaslastega Rakke ja Kiltsi vahel vangivagunist põgenes. Ta varjas siis ennast Koeru ümbruse rabades kuni 22. septembril Punaarmee selle kandi vabastas. Ometi ei saanud kojuminekule veel päeva pealt mõelda. No kuna sealt, kus me saime materiaalset toetust toiduainete näol, aitasime siis sel mehel seal vilja, mis tal oli koristamata, ära koristada. Ja arvatavasti, täpselt meeles ei ole, koju me jõudsime kuskilgi oktoobri keskel. Põhimõtteliselt jala tulime ja nii kaua kui Nõukogude armee sõjameestega õnnestus siis auto peale saada. Tartust Järvesuu valda tulime jala ja selleks kuluks ainult 3 päeva. Koduvallas hakkab Aleksander Päkk tegema komsomolitööd, oli ta ju 41. aastal olnud komsomoli sekretär. Jõuame temaga edaspidi veel kohtuda ja mõnestki asjast kõnelda. Senistes saadetes oleme järginud põhiliselt rindesündmusi, vähem saanud peatuda inimeste tegevusel neis paikades, kuhu lahingumüra ammu enam ei kosta. Ka jutujärjega oleme oktoobrikuus, vili peaks olema lõigatud ja pekstudki, kartulivõtt vähemasti käima ja lapsed peaksid juba ammu kooliteel olema. Paraku lähevad sel 44. sügisel peaaegu kõik asjad läbi raskuste, millega inimestel vaevalt varem kokku puutuda tulnud. Tõsi küll, koolid pandi ju käima 44. kevadtalvel tolleaegsesse Virumaa koosseisu kuulunud Narva tagustes valdades, kus see ju rinde läheduse tõttu ka sugugi mitte kerge ei olnud. Ja seal tuli kooli asju korraldada ka Erika Siilivasel, kes tegelikult oli määratud küll maakonna operatiivgrupi koosseisus hoopis Võrumaa haridusosakonna juhatajaks. Ja oma otseste tööülesannetega puutus ta kokku kohe, kui 3. Balti rinde vägede kannul Võrumaale jõudis. See oli siis augustikuus. Esimene kokkupuude oli juba Vastseliinas. Jõudsime 13. Vastseliina, naised jäid sinna. Esimene jooks oli kooli. Kool oli haledas olukorras. Kõik oli laiali pillatud, raamatud ja õppevahendid. Nii et tuli korrastama hakata. Õnneks leidsin sealt paar tublit inimest, Liilia Tint näiteks, praegu töötab ülikoolis Liilia Otsmaa, tuli ja jäi sinna kohe sekretäriks, vallasekretäriks. Tema vend Heino võttis kooli oma vastutusele. No hiljem tuli teil maakonnas nagu rohkem ringi sõita, kas pilt teistes koolides oli analoogne? Jah, pilt oli masendav. Igal pool, see oli nagu nendel kätte õpitud, igal pool olid õppevahendid segi pillutud, kas aknast välja ja kemikaalidega üle kallatud, tindiga üle kallatud, lõhutud, aknaid köetud, ahjusid köetud.
nii et tõesti masendav pilt. Mitmed koolimajad olid ka tules hävinenud. Jah, Põlvas, Antslas, Kauksis. Mitmed majad olid pihta saanud, mis vajasid remonti. Ega haridusosakonnal ju masinat käsutada ei olnud, kuidas te üldse ringi sõita saite? Õnn oli see, et oli tervise rahvakomissaril Hiionil oli väike villis kasutada. Ta sõitis sellega oma komissariaadi töötajatega. Ma palusin, et võtku mind ka kaasa. Tema hea meelega ütles, aga muidugi haridusosakond peab ju teadma niisama nagu kaasa. Ja siis sõitsime temaga mitmel pool. Sõitsimegi Lasval, Leevil, Verjura ja Räpinasse. Seal koolid olid küll kah nii rüüstatud, aga üldiselt majad olid alles ja oli nagu parem pilt, sest õpetajad olid kohal. Tuli meil ka mõte, et kui juba siin oleme, et ma tundsin inimesi, et paneme siia ka täitev komiteed, peremehed majja ja nii panimegi Lasvale, Leevile, Verjorale, Räpinasse täitev komitee esimehed kohale. No siis teie olite ju nagu siis esimesed võimuesindajad, kes valdadesse no jah, mina tundsin inimesi, aga seltsimees Hiionil oli pitsat ja nii me saime selle ilusasti vormistada. Kuidas, kas hakkasid inimesed kohe käima ka valdadesse? Jaa, me käisime seal kohal. Millega seoses? Sõitsime seltsimees Karotammega ja igal pool, mõne päeva pärast muidugi, ja igal pool Leevil näiteks oli nii palju hobuseid ja mehi ja kõik olid end tulnud juba registreerima ja muidugi neid huvitas ka, et missugune see Nõukogude võim oli. Sama pilt oli ka Verjoral ja väga tore oli see, et seltsimees Karotam istus meeste hulka ja vestles nendega. Nii et mehed said mõnevõrra teada ka Nõukogude võimust lähemalt. Mida tookord küsiti üldse? Mille vastu rahvas huvi tundis? Nojah, küsiti, et kuidas me nüüd elama hakkame. Siia tuleks nüüd lisada, et ringsõit koos Nikolai Karotammega, mida Erika Siilivask äsja meenutas, toimus pühapäeval 20. augustil. See oli täpselt nädal pärast Võru linna vabastamist. Võrumaal käisid sel päeval veel lahingud. Me tegime selle päeva ja kuupäeva üsna hõlpsasti kindlaks, kui me hakkasime Erika Siilivasega mõningaid fakte ja sündmusi ritta seadma. Kui aga tahaksime nüüd teada, millised küsimused erutasid siis Võrumaa talumeesteta pühapäeva hommikul hobuse vankri ette rakendas ja vallamaja juurde sõitis, siis peaksime kätte võtma töörahva elu, mis kirjutab täpselt 2 nädalat hiljem, 3. septembril Kandlasaalis toimunud rahvakoosolekust. Sellel koosolekul vastab Eesti NSV põllutöö rahvakomissar Georg Abels küsimustele, mis, nagu ütleb töörahva elu, pakitsevad Võru kodanike südameil. Küsimusi oli 3. Kas fašistliku võimu ajal Eestis viibinud ja töötanud rahvas saadetakse nüüd Siberisse või lastakse kommunistide poolt maha? Kas võetakse talupoegadelt nende maa ja varandus ning pannakse toime kollektiviseerimine? Ja 3. kas hävitatakse Eesti rahvuskultuur? Georg Abels on vastanud, milleks on vaja eestlasi, keda sõda on isegi hävitanud, veel maha lasta, samal ajal kui on käimas kibe ja vaevarikas töö meie kodumaa ülesehitamiseks. Eesti rahvas kuulub oma maa juurde. Ta on lahutamatu osa oma sünnimaast. Eesti rahval ei ole midagi karta. Teenitud palgast ei pääse vaid viletsad rahvareeturid ja kodumaa äraandjad, kelle tabamisele ja hävitamisele aitab kaasa iga aus Eesti kodanik. Nõukogude võim ei võta kelleltki maad ära, vaid annab maad igaühele, kes seda vajab. Samuti ei saa keegi sundida Eesti põllumehi üle minema kolhoosisüsteemile, kui nad selleks ise soovi ei avalda. Mis puutub Eesti rahvakultuuri,
siis selgema pildi selle säilitamise ja arenemise kohta Isamaasõja ajal annavad Eesti NSV riiklikud kunstiansamblid, keda neil päevil on oodata Võrru. Mõni aeg hiljem avaldatakse ajalehtedes Eesti NSV Ülemnõukogu presiidiumi esimehe Johannes Varese vastused Ropka valla talupoegade küsimustele. Esimene neist küsimustest kõlab nii. Saksa lehed kirjutasid, et kõik eestlased asustatakse Punaarmee tulekul ümber Siberisse. Palume selles küsimuses selgitust. Johannes Vares on vastanud. Eesti rahvas on täieõiguslik peremees oma maal, oma linnades ja külades. Mitte keegi teine kui ainult Eesti rahvas võib korraldusi teha Eesti pinnal. Vastates küsimusele, kas sunnitakse Eesti põllumehi astuma kolhoosidesse, on Johannes Vares öelnud. Igale talupojale on jäetud valikuõigus. Kui tahad, astu kolhoosi, kui ei, tööta omaette. See on su enda asi. Ja otse kui oma vastuste sügavat mõtet kokku võttes pühendab poeedi hingega riigimees Johannes Vares Barbarus Kreutzwaldile luuletuse Lauluisa külastamas. Me tõotame. Kõik kurja, mis sa näinud ja kuulnud, tasuda, kus koju jõudnud Kalev. Su unelmad nüüd viimaks täide läinud, kus valvab vabadust me oma, Eesti malev, et keegi sinu rahu siin ei häiriks, et puutumata maa ja rahvas säiliks. 41. aastal just enne evakueerumist avasime Kreutzwaldi muuseumi. Kui palju oli seal vaeva nähtud, kui palju Jaan Reinet oli seal selle remontimisega vaeva näinud, Jakob Teder, kui palju eksponaate kogunud ja nüüd oli see sõna tõsises mõttes rüvetatud, kõik Saksa sõdurite kaltsud olid Kreutzwaldi töötoas laiali rüvetatud. Hakkasime seal juba koristama kommunistlike noortega, et teeme korda, et keskkoolis sai korda tehtud juba niivõrd, et pilt enam nii hull ei ole. Tuli äkki seltsimees Karotam, ütles, et ei, et ärge tehke, et me tahame jäädvustada seda, fotografeerida ja no jah. Aga suhteliselt kiiresti ju siiski avati see muuseum. Ega väga kiirelt maja vajas remonti ja peale selle eksponaadid tahtsid ka korrastamist. Seltsimees Karotam andiski ükskord masina, ütles, et minge vaadake, missugune olukord on nende eksponaatidega. Eksponaadid oli põhiliselt paotanud Jakob Teder, doktor Berki tallu ja kuhugi koolimajja ja sõitsime Aleksander Valsineriga sinna, eksponaadid olid kõik alles ja hästi hoitud, nii et sellega nagu mure langes südamelt. Koolide algus oli Võrumaa koolides kavandatud esialgselt 2. oktoobrile, aga oli väga suur tegemine, et kõik koolid õigeaegselt käiku saada. Näiteks Põlvast meenutab Albert Ivask. Kõik see asi oli hiljaks sellepärast jäänud, et koolimaja kui niisugust ei olnud ja tuli leida koht, kus siis kooli tööd alustada. Õnneks oli siis mäe otsas seal Põlvamäel praegu, vastu praegust täitekomiteed oli üks 2-korruseline punaseks varbitud loomaarsti maja, mis oli tühjavõitu ja sinna siis kolisime üle osaklasse ja ka minu oma korteri 2. korruse peale, aga kõik ei mahtunud ära ja siis tuli teistega kolida alla mäge, mõnisada meetrit allapoole rahvamajja, seltsimajja. Teda kutsuti siis koha peal seltsimaja, ta oli siis Põlva. Kas sama maja, kus praegugi on? Sama maja, kus Põlva kultuurimaja, rahvamaja, ja seal see oli minu sünnikohast umbes 5 versta eemal. Mul isa käis seal orkestris mängimas ja oli ka siis nende tulede, seal olid siis gaasituled, tema oli siis nende tulede korrastaja. Nii et too maja oli tookord kah tühi, sest seal midagi
vahepeal sakslased olid teda küll reostanud juba väikselt olles seal sees, et see kraamiti siis suure kiiruga puhtaks ja suuremates ruumides, eriti saalis, saalis töötas korraga 2 klassi 2 õpetaja juhtimisel ühes suures ruumis. Lava peal oli siis veel 1 kolmas ja kui palju siis seal üleval oli, seal oli ka vist ainult 3 või 4 klassi, nii et paralleelklasse vist ei olnud. Et seltsimajas oli siis kas 3 või 4 ja seal üleval siis hilisemas koolimajas oli siis kah 3 või 4, nii et 7. Paralleelklasse ei mäleta nagu. Palju õpilasi keskmiselt oli siis klassis? Väga mitu. Suured klassid ei olnud? Ei olnud suured. Klassid olid väiksed, sest rahvast oli kuidagi hajunud laiali. Põlva polnud ju siis veel mingi alev. Ma ei saanud ju seal ka väga kaua olla, sest varsti toodi ära Võrru. Haridusosakonda, siin oli ka jälle defitsiit ja kedagi panna. Nii et õpetajate põud oli, mõnedki õpetajad veel ka olid nii ääre peal minemas, olemas, tulemas, nii et nende seljatagune mõnel oli ka enam kui kahtlane ja mõnel pool jälle hirmutasid bandiidid ja õpetajate põud oli ka õige kõva. Meilgi käis üks õige kaugelt, üks õpetaja või õieti 2 õpetajat käisid kaunis kaugelt, üks käis sealt Eoste külast ja teine käis Meemastist, nii et õige mitu kilomeetrit eemalt. Ei olnud ju kortereid ka. Õpetajate põud oli tõepoolest. 11. oktoobril toimunud maakonna täitevkomitee koosolekul kannab haridusosakonna juhataja Eerika Siilivas kätte, et õpetajaid on valdades tulnud registreerimislehtede järgi kohale jäänud mitte üle 150. Aga enne seda oli Võrumaa koolides 365 kutsega õpetajat. Tuli leida noortest keskkooli lõpetanutest, nii et 15. septembriks saadi kokku umbes 250. Noortele õpetajatele korraldati siis ka 10-päevased kursused, aga puudust tunti muustki. Nii et esimesel koolipäeval teine kool läks kooli, lapsed läksid nii kooli vanematega koos, oli siis kas tool või laud kaasas, sest sakslased olid nendes koolis pingid viimseni põletanud ja hävitanud. Õppevahendid samuti, seal ei olnud mitte midagi, nii et luuaga ei olnud ka midagi pühkida. Nii oli paljaks tehtud mööbli mõttes ja õppevahendide mõttes. Nii et nendele tuli jagada teistest koolides ja vanemad tulid tõesti, tõid ka ja aitasid ühte ja teist, et aga kool käima saaks. Akende klaasimisega ja katuste parandamisega oli ka vist? Akende klaasimisega läks mul hästi. Ma leidsin keskkooli hoonest klaasi õige palju. Ja nii vaikselt mõtelsin, et seda ma küll kellelegi ei anna ja tõesti niimoodi sai linna koolide aknad kõik klaasitud, jätkus veel vähe maakoolidelegi. Üldiselt ma ei teagi, kust need koolidirektorid ja õpetajad selle klaasi välja võtsid, aga kui kool algas, kõik aknad olid klaasitud. Nii et kõik nagu võitlesid ühe ja sama asjast, et kui aga saaksid koolid käima. No et õpilasi oli palju ju maalt. Palju siis Võrumaal neid keskkooli oli, ainult Võrus oligi? 106 kooli oli üldse. Ja kord tuli seltsimees Andresen, ütles, et võtke vastu suur kingitus 13 kooli. Need olid 3 Petserimaa valdu, mis tulid Võru maakonna külge. Nii et kui liidame selle 13 ka, siis saab ikka üle 120. Kütet oli ju vaja, talv oli tulekul. Kütet oli küll nii, et ikka õpetajad olid peamiselt, kus olid ikka väga tublid direktorid ja naised eriti. Nende süda valutas kohe. Ei ole ühtegi kooli, kus naisdirektor oli, et oleks küttepuudus olnud. Ta kas mangus või palus, aga ta pidi kütte saama ja muidugi lastevanemad, siis oli ju hobustega veeti. Palju neid masinaid oli, aga kütte pärast jäi ainult üks kool seisma Vanakülas. Ja sealgi oli meesdirektor.
Võru keskkool ei saa oma ruume kätte enne 14. oktoobrit ja alles 1. novembril koguneb koolipere avaaktusele. See algab ühislauluga. Sünnimaale pühendatakse Säbelmanni kaunimad laulud. Ei tea, kas meie praegu suudamegi mõista, kui tähendusrikkalt need helid ja sõnad kõlasid maal, mida rängalt oli haavanud sõda, mille pinnal haigutasid varemed, kus inimesed valasid leenapisaraid ja tundsid puudust peaaegu kõigest, mida igapäevaseks eluks vaja. Sõda ja kõik see, mis temaga kaasas käib, määras inimestele erinevad saatused. Nende poole, kes sõja alguses evakueerusid ja nüüd Nõukogude Liidu tagalast taas sünnimaale jõudsid, pöördub laupäeval 14. oktoobril ilmunud Sirbi ja Vasara avanumbris Friedebert Tuglas. 3 rasket aastat on lahutanud meid. Nende jooksul olete teie seal ja meie siin hoopis erikogemuste osaliseks saanud. Meie mõte ja tunne on tegelenud teiste päevaküsimustega. Meie elutarkus kasvanud ise suunas. Meie kuulsime vaid katkendlikult üht-teist sellest ja teadsime umbkaudu, et te tegutsete. Kuid mis teadsite teie meie aheldatud ja killustatud olemisest, selle maa katsumiskannatusist, selle rahva meeleheite olukorrast. Nüüd vaatame võõristades üksteisele otsa. Teie põrutatud selle pildi äkilisest nägemisest, meie väsinud temaga kaasaelamisest. Kas me mõistamegi kohe üksteist? Kas ei vajata nagu vastamisi harjumist oma mõtete ja tunnete kooskõlastamist? Teie tulete oma idee selguse, tahte julguse ja võitlustes proovitud energiaga. Meie püüame sellega liituda. Ja ühine on meie viha minevikku ning armastus tuleviku vastu. Oleme juba õige mitmes saates kõnelnud operatiivgruppidest, aga ei olegi vist selgeks saanud, mida nad endast kujutasid. Kriminaaljälitusega ei ole siin midagi tegemist. Kui nüüd hästi lühidalt öelda, siis maakondade ja linnade operatiivgrupid olid need, kuhu kuulusid inimesed, kes olid määratud partei, komsomoli, nõukogude ja ametiühingu tööle linnades, maakonnakeskustes ja valdades. Loomulikult ei jätkunud operatiivgruppide liikmetest, et täita kõiki vajalikke ametikohti, kuid see oli tuumik, kes pidi siis enda ümber koondama Nõukogude võimule vajalikke ja ustavaid
inimesi. Tartumaa operatiivgrupp sai konkreetsed tööülesanded kätte Leningradis parteikomitee sekretäri Max Lawsoni ja täitekomitee esimehe Edgar Tõnuristi käest ning alustas siis raudteel rongiga teekonda Eestimaale. See oli ka augustikuus. Sõit oli väga, sest lühikesest rööbastest oli raudtee taastatud ja see kõikus nii ühtepidi kui ka teistpidi. Nii et väga tore, nii kui lainetel kõik sõitsimine kuni Petserisse ja väga aeglaselt. Ennem Petserist oli väga aeglane sõit meile. Kuidas Petserist edasi, kas ka mingi masinaga või jalgsi? Täiesti jalgsi. Nii et gruppide viisi läksime siis. Mina siis hakkasin koos Mandri-Joaniga. Tema läks Rõngu ja mina Aakrisse. Mis teed mööda tulite siis Petserist? Tulime kõigepealt Kiidjärvele. Kiidjärvelt läksime siis Kambiasse. Kambialt läksime Rõngu, Rõngust läksin Aakrisse. Kas te olite parteiliige ka siis? Ei olnud mina parteiliige. Olin ainult kommunistlik noor. Seoses sellega, et ei olnud saata valitsusele nii palju parteiliikmeid, sest parteiliikmed olid ja kandidaadid enamasti olid kõik rindel. Siis tehti erand ja suur osa neist oli ka kommunistlike noore, keda siis saadeti nii partei ülesandega valdadesse. Et teil oli siis juba Leningradis teada, et teist saab valla partorg? Jah, öelda ainult nii palju, kui ei leia, siis hakkad ise valla täitevkomitee aseesimeheks. Aga kui leiad, siis jääd partorgiks. Ja. Mis need esimesed ülesanded koha peal siis olid? Esimene ülesanne oli leida sobivad aktivistid, keda saaks siis määrata valla täitevkomitee esimeheks, aseesimeheks, valla täitevkomitee sekretäriks ja siis juba vaadata veel teisi, kes valla täitevkomitee koosseis hakkavad töötama. No ja seal tuli ka kirjatööd teha. Ja... Kirjatööd ja kirja täitevkomitee sekretäriks sai meil tookord Leonid Mõttus. Tal vend oli 41. aastal olnud komsomoli sekretär ja oli mõrvatud sakslaste poolt. Nii et need valla täitevkomitee töötajad, kes seal olid, hakkasid tööle, need olid kaunis vastuvõetavad, siis tol korral rahvas tuli metsast välja, kellel ei olnud süü ja need, kes olid siis süüdi, ega need nägu ei näidanud üldse. Kas see siis oli, kui seal Kuigatsi vallas nõukogude võimuorganid tööle asusid? Lahingud käisid 27. augustil ja 28. hommikul jäi kõik vaikseks. Siis tulin ma oma maa-alusest varjukohast välja ja uudishimu ja nälja tõttu läksin vallamajja. See oli lähedal. Vallamajas ühtki inimest ma ei leidnud, kuid vallamaja seesmised ruumid olid sodi täis, hakkasin seda puhastama. Keskpäeva paiku sõitis sinna ka esimene auto, mingi veomasin, kus oli peal tosin inimesi tsiviilriietuses. Ja sealt tuli 2 inimest, üks pikk mees, kelleks osutus pärastine Valga rajooni täitevkomitee esimees Eedemann, maakonna täitevkomitee esimees ja maakonna komsomoli esimene sekretär Taavel. Algul minu juttu ei usutud. Kuid kui ma selgitasin nendele, kellega ma Tartus koos töötasin 40 aastal ja nende seas Jaanimehega, siis hakati mind uskuma ja anti mulle kohustuseks, et hakaku ma vallas asja ajama nii, nagu südametunnistus käseb. Mees, kellel kästi südametunnistuse järgi töötama hakata, oli selleks ajaks tunda saanud fašistliku vangipõlve, nagu Aleksander Päkkes meenutas tänase saate alguses kodupaika jõudmist ja ka Albert Ivas, kes kõneles kooliaasta algusest Põlvas.
Alfred Mekk põgenes vangist ja loomulikult varjas siis ennast Kuigatsi metsas. Endel Jaanimägi, kellest ta aga kõneles Valgamaa operatiivgrupi liikmetele, oli sel ajal üks meie vabariigi komsomolijuhtidest. Samas Seedemann ütles ka, et ma olevat esimene tsiviilinimene, keda nemad on Valgamaal näinud. Siis anti mulle seal auto pealt veel süüa, anti leiba, konservi ja selgasinel. Ja nii ma jäin Vallamajja siis. Õhtu eel tuli sinna Vallamajja üks Villis 3 Punaarmee komandöriga. Üks nendest oskas ka eesti keelt. Ja anti mulle juhend, et nemad teavad, kes ma olen, sõitku nendega ühes umbes kilomeeter ida poole raudteed, ühte tallu. Selleks taluks osutus endise omakaitseülema major Pooli talu. Sinna seati üles välitrükikoda. Seal siis koostasime esimese käskirja, kus kutsusime kõiki metsas olevaid inimesi tagasi ja palusime neile elama asuda ida poole raudteed, et mitte lahingu jalgu jääda. Samas teatasime, et alates 29. augusti hommikust hakkan mina oma allkirjaga andma sama lehe peal nendele kodanikutele, kes soovivad põllutööle minna lääne poole raudteed, sinna mineku luba kuni õhtu päikseloojakuni. Kuidas need, see oli siis lendlehe koostasite? Jah, lendlehe tagaküljele kirjutasime. Ja lennukist visati need alla? Ja lennukist visati neid Preipalu lennuväljalt U2, loopis neid alla Põõterala, Suislepa ja Kuigatsi metsade kohal. Neid oli küllalt palju, võib-olla 1000 lehti. Kuidas mõjus? Mõju oli nendel väga juba 29. kella 10 paiku oli Saba kontrollpostis. Kontrollpostis olid ka punaarmeelased, kes lasid läbi oma masinaid. Ja umbes 100 inimest läks juba esimesel päeval põllutööl. Põllutöö käis ka nendes majapidamistes, kus ei olnud elaniku kohal ja kus minu tundmist mööda ei olnudki loota tagasi tulevat inimest, kelle käed olid natuke mustad. Seal hakkasime siis punaarmeelaste abiga võtma üles kartuleid. Punaarmeelasi anti üks rühm ja masinaid oli 6-7 veoautot. Hästi, et see sügis oli väga tore, kuiv ja sai siis organiseeritud talgude korras. Nende talude vili sai koristatud ja ka suurematel sai abi antud need taludel, et saaks mitte kulaklikel taludel, need keskmikel, kellel omal ei olnud, võib-olla vana inimene oli ja siis läksid ka obulaenutuspunkti töötajad, läksid obulaenutuspunkt hakkas tööle ja läksid ka abiks sinna koristama. Mäletan isegi MTJ direktori asetäitja poliitalal Malleus käis abiks, vikad käes, käis neid seda vilja niitmas, kus ei olnud siis talu peremeest enam. Ja loomad olid ju, neist taludes olid tõuloomad. Need tulid enamast säilitada, et mitte lihaks ära anda. Kuidas neid säilitada üldse õnnestus? No, ikka raskustega, sest et tuli ka sõjaväe varustajad, need tahtsid, et on kerge lehmi kätte saada või loomi omal lihanormi, et siis andku need terve kari neil ära, aga et nad tõulehmad olid, siis seisime valla täitevkomitee töötajatega, et mitte ei andnud neid ära. Ja neid oli tarvis ju hooldajad ja siis saigi välja antud need lehmad, kellel ei olnud üldse lehma maata inimestel ja mõrvatu perekonnal. Nii et oleks lehmad alles ja inimesed oleks saanud kasu nendest karjast veel, mis oli alles jäänud. Et need lehmad nagu jagasite juba enne maareformi? Enne maareformi see läks ja ennem juba see läks ja osaliselt. Kuidas õnnestus kütus saada seal rehepeksumasinate käimapanekuks? No osal
talupoegadel oli kütus muretsetud, eriti Arula kandi inimestel, sest seal nendes mägedes ei saanud ju need sõita nii palju, need iseliikujad ja siis seal väikse mootoriga, siis petrooliga. Ja kauplusel anti ka kuigi palju petrooli, seda ostsid ka ära need talupidajad ja siis sai ära peksa. Samuti puugaasigeneraatoritega sai pekstud. Ja need generaatorid käisid veel kaua pärast seda. Ja siis oli veel, mõnel oli lokomobiil, traktor oli üks, ma mäletan. Ja vili sai peaaegu täielikult ei jõudnud ikka sellist, kui lumi tuli ära peksa. Ma mäletan Iide talul, seal kus peremeest ei olnud, sellel jäi veel peale uut aastat peksime seda vilja. Nii et nii palju enam seal ei saada. Ilus vili oli, kokku sai pantud, aga lihtsalt ei olnud jõudu, et kohe ära peksa. Kütust õnnestus saada niimoodi, et kohal Puka ligidal oli üks tanki üksus. Selle komandör mitte Protsenko, vaid Boiko andis meile 5 veepeksugarnituuri jaoks kütteõli. Siis üks kohalik talumees, Novek, kes uttis kändudest sütt ja tärpendiini, pani ühe masina käima tärpendiiniga. Minu vend pani ühe käima puugaasiga ja 2 tükki oli iseliikuvad auruküttel olevat lokomobiili. Vili sai pekstud, olgugi, et aeg läks aasta vahetuseni. Kas teile anti siis valla täitevkomitee juures või seal vallas mingi konkreetne amet ka või? Amet anti mulle juba esimesel kohtumisel Edemanni ja Taaveliga, kus öeldi, et toimigu mina vallas nii, nagu südametunnistus juhatab, lahendagu koostöös punaarmeelastega asju ja palga saan, kui valla konsumoli sekretär 500 rubla kuus. Sel ajal vist maksis püksipaar või kingapaar maksis täpselt 500 rubla. Jah, umbes. Näiteks oli üks juhus, me andsime ühele öövahile, kes kooperatiivi juurde sai, lubjavildid ja need maksid 500 rubla jalga. Ja kui see mees neid jalga tõmbas, oli väiksed, siis viskas minema 500 rubla ja jalga ka ei lähe. No selleks, et valla asju hakata ajama, pidi ju vallal olema paberid. Kas need olid alles jäänud vallamajja? Valla paberid olid alles, kuid neid oli raske kätte saada, nad olid kõik segamini. Mis seal veel oli siis? Ja seal oli ka siis need Saksa ostmargid, Saksa ostukuupungid ja ka nõukogude raha, kõik tuli uued. Tšervoonitsid või? Ja see oleks võinud siis rikkaks meheks saada? Ja, või? Ja neid, aga nad ei paistnud ehtsad, et kuidas nad kõik väga uued on. Ja sellepärast panime nemad kõrvale pakki. Hiljem selgus, kui me saime kätte selle masina, millega need trükiti, et see mees, Kuus Johan, fabritseeris uuesti nõukogude 100 rublaseid ja lasi neid käiku ka. Nii. See oli siis juba see oli siis aasta hiljem. Aasta hiljem juba. Ja. Aga need juba okupatsiooni ajal oli siis seda okupatsiooni ajal need puistati ja paljundati. Mismoodi siis valla täitevkomitee? Valla täitevkomiteed sel ajal kuni 1. septembrini absoluutselt ei olnud kohal. 1. septembril toodi sinna kohale üks punaarmeelane. Ta oli demobiliseeritud kuskilt San Patist ja tema teatas, et tema on määratud Edemanni poolt valla täitevkomitee esimeheks. Täitevkomitee esimees tuli kohale, oli sinel seljas ja püss õlal, 2 vikatit kaenal ja ütlesin, kõik ei ole süüa, ei ole ühtegi joendit. Ja palus, et leiaksime temale aseesimehe ja sekretärid. No, mina leidsin talle aseesimehe, kellegi Mõtusse nimeline, kes oli ligi 70 vana. Ta oli küll ustav mees, kuid juba väga rauk. Ja sekretäri leidis endale tema ise, kellegi Kütt Ilse.
vallatäitekomitee tööst ei tulnud peaaegu midagi välja, sellepärast ei olnud tutvusi, ei tulnud ühtki inimest. Samuti see oli takistuseks, et ei olnud sidet, telefoniside puudus, samuti ei käinud maakonna vastutavad töötajad meid enam vaatamas. Ja selle kõige tõttu umbes nädala poole teise pärast viidi see mees minema sealt. Komsomolid töötasid siiski edasi, neid oli kogunenud juba üle 10 ja nende peamine töö oli vilja koristamine, vilja masindamine, kartula võtmine, peremeesteta loomade võtmine ja Punaarmeele toitlustamiseks üleandmine. Punaarmee andis nende vastu ka kviitungid vallanormi katteks. Mis muid töid veel teha tuli? No teeremont. Need, nii kui peale sõda oli, teeküüt tuli kruusa vedada ja siluda need ja augud täita. Esimene töö, mis vald organiseeris, oli ühe silla taastamine, mis oli õhku lastud, kui sakslased taganesid. Ja see oli niisugune esimene prooviküüt ja see hästi õnnestus meil. Ja ega salvasti teetöödest osa ei võtnud Akre valla talupojad. Need tööd said õigeaegselt peaaegu alati ära tehtud meil. Siis oli metsavedu. Igal talupidajal või talundil sai välja jagatud, kellel 75 tihu, kellel 100 tihu ja oligi üle 100 tihu ka, küll rohkem oli meespered ja naispered talus. Need said 125 ka ja need siis tulid täita. Akre vald muidugi hätta sellega ei jäänud, tal oli alati ära tehtud ja käisime Akre vallast, siis käisime veel nii valla aktiiviga, ma mäletan, käisin Puhjas teravilja varumisel ja peksmisel abiks organiseerimisel veel, enne kui sõitsime nõupidamisele Tallinnasse. Mis selle viljaga tegite? Mis nüüd nendest peremeheta taludest pekstud sai? Suurem osa sellest viljast sai riigile ära antud ja ka mõrvatud perekondadel kuigi palju ja kellel maad ei olnud, sest kaarti ei olnud, toidukaarti neil ja nälga ju ei saanud jätta ja see siis sai kirjutatud vastavalt riigi normile varumisagendi kaudu. Siin kokkuleppel oli nii, kokkulepe. No ega teil endil ei olnud ka ju mingeid kaarte, kui te siia jõudsite ja tööle hakkasite? Meil kaarti ei olnud ja terve valla personalil ei olnud, kes töötasid. Ja siis sai ühistoitlustamist organiseeritud, sest meil tuli ju valda veel juurde Viljandi parteikomitee ja täitekomitee aktivist, kes edaspidi pidid minema Viljandisse tööle. Ja neid tuli ka toita. Neid palju ei olnud, aga 10 ümber oli, sest osa neid olid jäänud Pühajärvele ja osa tuli siis Akre valda. Et lihtne see aeg ei olnud? Ei olnud, tuli toolitseda kõigi eest, enda eest ja teist ja külaliste eest. Kuidas üldiselt rahva suhtumine oli? Rahva suhtumine ei olnud halb. Metsavendade tegevus sel ajal peaaegu ei avaldanud. Olid sõjapõgenikud, kes olid metsas. Nende, kes meie nõukogude võimu vastu tööle hakkasid, nende tegevus ilmnes alles mõni kuu hiljem, juba siis, kui anti kehvikutele peremeesteta talu loomi, varandust, kui hakkas metsatöö peale ja kõige halvemaks läks asi siis, kui maareform hakkas ellu minema. Relv oli alati kaasas. Mul oli tookord Saksa laos saadud Belgia taskurelv 15-lasuline. See oli alati kaasas, ilma selleta ei julgenud ju minna. Ja kui miilits läks välja, siis võttis minu käest jälle laenuks. Aga ükskord ta kaotas ära, aga õnneks ma leidsin ta üles ise, mitte kaugel vallamajast. Ta ratsutas hobusel ja oli ära kaotanud. Kas miilitsal endal siis relva ei olnud? Tal oli, aga tal oli nõrgem.
mul oli tugevam. Ja siis tavaliselt ju vallatäitevkomitee töötajad, täitunud esimees, aseesimees, alati sõitsid ikka, automaat oli seljas, kui ta sõitis kusagile valda, kaugemale vallamajast. Relva ei kantud siis loomulikult mitte nalja ega edvistamise pärast, sest juba 44. sügisel langesid mõrvaohvritena mitmed Nõukogude aktivistid. Ka Tartu valla partorg mõrvati juba valla esimesel koosolekul. Niisiis kandusid lahingud oktoobris 1944 Saaremaa pinnale, mis jäigi viimaseks vaenlase poolt okupeeritud alaks Eesti NSV territooriumist. Ei osanud siis keegi arvata, et kulub veel ligemale 2 kuud, enne kui esimesed vabastajad Sõrves äärel tippu jõuavad ja viimased fašistliku armee sõdurid sealt merre jooksevad. Luureandmete puudulikkus, vastase alahindamine ja sellest tingitud valearvestused nõuavad veel väga palju ohvreid. Ometi ei taga ka see ohvrite arv ja valatud veri mitte kõigi alustatud lahinguoperatsioonide edukust. Aga need mehed, kes üle Suure ja Väikse väina läksid, lootsid ju ellu jääda ja koju omaste juurde jõuda. Surma ei otsinud keegi, ka sõjas mitte.